Ühesõnaga, ma usun, et te olete siis selle osa juba siit läbi lugenud, et esimene kategooria meil on äri ja ettevõtlus, mis on siis igasugused M-teenused, mis toetavad erinevaid uuendusmeelseid äriprotsesse. Kui me räägime aastast 2010, siis Eestist me valisime konkursile esindama M-parkimislahenduse ja just rääkides siis sellest ka, mis maailmas toimub ja mis on see vahe siis ütleme aastal 2010 võitnud lahenduste vahel ja mis on saanud tänaseks. Et siis kui me vaatame ärikategoorias olid võitjateks Marks & Spenceri M-platvormile tehtud ostukeskkond, siis Mobile Vending on selline venelaste loodud ka makseplatvorm, põhimõtteliselt oli ta midagi sarnast, nagu Eestis oli selline SMS-makse või midagi analoogset. Siis ECO Branchless Financial Services on selline Indias välja arendatud keskkond, kus siis huvitaval kombel, eks ole, eestlaste jaoks muidugi see kõlab täiesti uskumatult, et seal enamusel inimestel puudub pangaarve ja nad ei suuda oma arveldusi teostada läbi panga, aga siis on loodud selline keskkond, mis siis võimaldab neil arveldada, nii-öelda alternatiivne pank on see. Siis Consumer Reports on siis, kus sa saad siis hinnata erinevaid tooteid ja DB Navigator, see on siis Deutsche Bahni poolt loodud mobiiliaplikatsioon, mis lisaks sellele, et ta annab ülevaate kõikidest Saksamaal liikuvatest rongidest, bussidest, trammidest ja muudest avalikust transpordist, siis sealt saab liikuda ka edasi kõige Euroopa rongiliikluse peale ja sealt nii graafikuid teada saada, kui osta pileteid. Teine kategooria siin meie parima M-teenuse konkursil on valitsemine ja kaasamine. Nüüd, kui ma siia paralleelselt räägin rahvusvahelisest konkursist, siis rahvusvahelisel konkursil on 8 kategooriat. Meie siin RIA-ga otsustasime, et Riigi Infosüsteemide Ametiga otsustasime, et me teeme 5 kategooriat. Ja valitsemise ja kaasamise alla me oleme siis võtnud siis M-Government ja Participation ja M-Inclusion ja Empowerment, mis tegelikult Eesti mõistes on hästi nagu keeruline neid erinevaid teenuseid siin välja tuua. Aga mujal maailmas on see siis teenused, mis on siis elanikkonna kaasamiseks nagu mõeldud. Ja kui me vaatame Eesti võitjaid 2010 või Eesti esindajaid rahvusvahelisel konkursil, siis väga head tuntud teenused. Sel hetkel olid nad ka rahvusvaheliselt täiesti arusaamatud, mis tihtipeale Eesti teenustega juhtub, et mida ma olen osalenud seal World Summit Awardi žüriis 2 korral ja ma olen mõlemal korral näinud, et on Eesti teenused, näiteks nagu digiretsept, mida žürii lihtsalt ei oska hinnata, sest ta ei suuda aru saada üldse, et mis teenus see on, et arst trükib midagi arvutisse, et see on nagu maksimaalne, millest nad aru saavad. Et sama juhtus ka selle mobiil-ID-ga, et see kontseptsioon ei jõua isegi mitte kohale. Aga siis ütleme siis M-valitsemise teemadel rahvusvaheliselt võitjad 2010 olid siis Bahreini kuningriigi riigiportaal, ka samuti Indias loodud SMS-i teenus, mis võimaldab saata, see on nagu nende jaoks selline tööturgu kontrolliv funktsioon, kus siis nii palju, kui mina sellest kirjeldusest aru sain, see asi töötas siis igal niimoodi, et umbes brigadiir tuleb siis hommikul, loeb oma töölised üle ja siis raporteerib kusagile nii-öelda rajooni keskusesse, et mitu inimest täna tööl oli. Või mitu nagu välja ilmus. Nii, samamoodi on siis Saksa parlamendi M-lahendus, mis väidetavalt sel hetkel oli esimene maailmas. M-post, ma kohe vaatan, tegin omale mõned märkmed, sest ma ei
kõiki neid ei mäleta. M-Post on selline Tuneesias loodud platvorm, mis siis võimaldab lisaks kirjade saatmisele ka saata raha ja teostada makseid. Ja Boston Citizen Connect on platvorm, mis üritab kaasata Bostoni elanikke linna arengusse panustama ja samuti siis jagab läbi oma platvormide informatsiooni, mis Bostonis toimub. oleme näinud 2 platvormi, millised on ülejäänud 3? Kas aega hakkab otsa saama juba või? Mul näitab siin 6 minutit. Nii, meil on siis kultuur ja haridus, mis siis 2010 oli, Eestit esindas siis M-klassi juhataja, eriti nagu ei tekitanud mingeid emotsioone kelleski kahjuks. Ja see, mida me näeme nagu siis kultuuri ja hariduse poole pealt, ongi see, et maailmas on hästi palju pööratud tähelepanu sellise kultuuriväärtuste digitaliseerimisele, erinevate muuseumide, erinevate arhitektuursete mälestuste kättesaadavaks tegemisele ja samuti erinevate terviseprobleemidega inimestega siis jälgimisele või nende aitamisele, nende õpetamisele. 4. kategooria meil on meelelahutus ja meedia. Eesti võitjad siis, siia on siis kokku pandud rahvusvaheliselt konkursilt 3 kategooriat ja Eesti võitjad eelmine kord olid siis publification.com, Taxipal, kes meil täna siin ka räägib, ja Avatara oli üks selline tore vahva mäng. Mis tegelikult juhtus selle publification.comiga on tänaseks siis see, et miks neil seal konkursil eriti hästi ei läinud, oli see, et nad olidki sel hetkel idee tasandil. Ja nii nagu me täna teame, siis täna on Publification tulnud välja oma beta-versiooniga ja me saame testida, kuidas neid raamatuid ikkagi seal nende platvormi peal saab luua, aga veel aastal 2010 nad küll tulid, nad olid õudselt õhinal ja hästi lahe platvorm oli, aga kahjuks ta ei jõudnud isegi mitte hindamisele, sest ta oli alles poolik. Ja nagu te näete, siis Angry Birds oli ka seal meelelahutuskategoorias üks võitjatest, nii et sihuke tore. Nii, aga siis teeme ruttu edasi. Ja 5. kategooria meil on tervis ja keskkond, kus meil siis 2010 meil oli siin Eestit esindas Docobo, mis on siis patsientide jälgimise süsteem ja Docobo tegelikult on ka süsteem, mis aastal 2005 võitis World Summit Awardi e-teenuste kategooria.